Kuuba kogeb haruldast paanikat sel esmaspäeval 25. mail 2026 pärast seda, kui Raul Castro, Kuuba sõjalise struktuuri vana komandör, sai Ameerika Ühendriikide justiitsasutuste ametlikuks sihtmärgiks. Diktatuur püüdis Havannas reageerida ürituse, muusika, aktivismi ja Raul Castro nimel saadetud sõnumiga, kuid kõige olulisemaks jäi just tema puudumine. Kui propaganda püüdis müüa endise režiimijuhi kuvandit kui Kuuba perekonna sümbolit, nägi rahvas hoopis teistsugust pilti. Castro, keda Trumpi surve tõttu taga aeti, vaikusega varjatud, närviliste liitlastega ümbritsetud ja kaugel tänavatest, mida ta aastakümneid kontrollida aitas. Ja just seal hakkabki diktatuuri teater lagunema, sest režiim käsib Raulit avalikult kaitsta, kuid ei suuda selgelt seletada, kus ta on, miks ta ei ilmu välja ja kui kaugele võivad Ühendriigid selle piiramisrõngaga minna. Miks diktatuur varjab meest, kes väitis end revolutsiooni esindavat? Kuidas suutis Trump muuta perekonnanime Castro Kuubal hirmu sümboliks? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Süüdistus, mis kuulutati välja 20. mail 2026, tabas otse Raul Modesto Castro Ruusit, kes on täna 94-aastane ja pärit Roguimist. Cous Lorenzo Alberto Pérez, Emílio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raul Simanca Cardenassi ja Luis Raúl González Pardo Rodriguez. Ameerika võimude sõnul osalesid nad plaanis, mis oli seotud rünnakuga 2 relvastamata tsiviillennuki vastu, mida kasutasid Miami Kuuba pagulased. Kuubal nähakse seda väga tõsise asjana, sest tegemist ei ole tavalise sanktsiooniga ega diplomaatilise kõnega. See on ametlik kriminaalsüüdistus mehele, kes juhtis Kuuba relvajõude ja keda isegi pärast ametist lahkumist peetakse saarel endiselt tegeliku võimu keskseks tegelaseks. Režiim püüdis vastata poliitilise teatriga. Selle asemel, et Raul Castro avalikkuse ette tuua, pani režiim tema kaitseks välja liitlased, kunstnikud ja aktivistid, justkui oleks ta mingi rahvuslik vanaisa. Aga see stseen tekitas küsimuse, mis nüüd Havannat häirib? Kui Raul on nii tugev, nii kaitstud ja nii kindel, siis miks ta ei ilmu avalikkuse ette just siis, kui tema nimi Ameerika protsessis esile kerkib? Levinud uudistes sai see tegu piinlikkuse sümboliks, sest kaitse tuli sõnumite, organiseeritud aplausi ja propaganda kaudu. Samas kui tavaline kuubalane vaatab seda kõike pealt, silmitsi nälja, elektrikatkestuste, järjekordade ja repressioonidega. Trump pani Kuuba diktatuuri surve alla, mis läheb kaugemale pelgast sõnadest. 1. mail 2026 teatas Valge Maja uutest sanktsioonidest režiimi ametnike vastu. Inimesed, kes on seotud julgeolekuaparaadiga, korruptsiooniga seotud agendid, tõsiste inimõiguste rikkumistega seotud isikud ja Kuuba valitsuse materiaalsed toetajad. Meetmega avati ka tee nende üksuste ja finantsasutuste sihtimiseks, kes hõlbustavad tehinguid sanktsioneeritud isikutega. Havanna jaoks on see valus löök, sest režiim sõltub välisvõrgustikest, sõjaväe kontrolli all olevatest ettevõtetest ja vahendajatest, et majanduslikult ellu jääda. Rahandusministeerium karmistas samuti piiranguid. Loodi uus Kuubaga seotud sanktsiooniprogramm, mis on eraldiseisev vanadest reeglitest, kuid lisandub neile. OFAC ise hoiatas, et välismaalased ja finantsasutused peaksid arvestama sanktsioonide riskiga, kui nad tegelevad teatud Kuubaga seotud tehingutega, eriti kui need on seotud blokeeritud isikute kontrollitavate struktuuridega. Selle malelaua kõige tundlikum nimi on CAESA. Kuuba sõjaväelastega seotud ärikonglomeraat, mida on aastaid peetud diktatuuri majandusliku võimu keskseks osaks. Marco Rubio karmistas sõnumit veelgi, öeldes, et võimalus Kuubaga läbiräägitud kokkuleppeks ei ole suur, kuigi Washington väidab eelistavat diplomaatilist lahendust. See avaldus tuli samal ajal, kui Ameerika Ühendriigid suurendavad survet kommunistlikule valitsusele ja pakuvad $100 miljoni suurust humanitaarabi, püüdes rääkida otse Kuuba rahvaga ja eraldada elanikkonda eliidist, kes kontrollib Havannat.
Rubio lükkas samuti tagasi idee, et Washington tegeleb riigi ülesehitamisega ja kinnitas, et see teema on seotud Ameerika Ühendriikide riikliku julgeolekuga. Diktatuur tunneb vapustust, sest ametlik narratiiv on alati püüdnud müüa absoluutse vastupanu ideed, kuid juba Castro perekond ise on andnud märke lõhenemisest. 2026 aasta aprillis üritas Raúl Guillermo Rodríguez Castro, Raúl Castro pojapoeg, saata Donald Trumpile salajast kirja. Majanduslike ettepanekutega, sanktsioonide leevendamise palvega ja sõjalise hoiatusega. Väidetavalt Wall Street Journali andmetel, mida kajastati ka Brasiilias. See detail paljastab tugeva vastuolu. Kuigi propaganda kuulutab rahvale suveräänsust, üritas keegi režiimi enda perekonnast otse Valge Majaga ühendust võtta. See samm aitab selgitada, miks Raúl Castro juhtum tekitab nii palju paanikat. See ei ole ainult hirm Ameerika kohtu ees, vaid ka hirm, et Castrode perekonna ajalooline kaitse hakkab murenema. Aastakümneid kohtles režiim oma komandöre kui puutumatuid, keda kaitsesid ametikohad, medalid, kõned ja täielik infokontroll. Nüüd paneb Ameerika Ühendriikide süüdistus, nimed, kuupäevad, sõjalised ametikohad ja vastutused ametliku protsessi. Irmãos au Rescate lennukite juhtum, mida Havana varem käsitles kui ületatud episoodi, tuleb nüüd jõuliselt ja juriidilise kaaluga tagasi. Tänavatel avaldub pingeline olukord teistsugusel viisil. Antilas, Holguini provintsis räägitakse protestidest, vahistamistest ja ebaproportsionaalselt suurest politsei kohalolekust, et elanikke hirmutada. Kuubalaste kirjeldatud stseenis lähevad ametnikud inimesele järele, justkui oleks ta suur oht, samal ajal kui naabrid küsivad, miks on vaja nii palju jõudu, et viia ära kedagi, kes lihtsalt osales meeleavaldusel. See meetod on vana. Kõigepealt hüüab rahvas vabadust, siis režiim tuvastab, survestab, trahvib, vahistab ja püüab eeskuju murda, et takistada rahutuste levikut. Kontrast on jõhker, sest samal ajal, kui võimud korraldavad üritusi Raúl Castro toetuseks, seisavad tavalised kuubalased silmitsi karistustega lihtsalt selle eest, et nad püüavad ellu jääda. Väidetavalt sai eakas mees 32 000 peesose suuruse trahvi sidrunite müümise eest. Stseen, mis võtab kokku lõhe režiimi eliidi ja rahva vahel. Ühel pool kaitstud juhid, ametiautod, propaganda ja privileegid. Teisel pool inimesed, kes müüvad esmatarbekaupu, et süüa saada, keda riik, mis kontrollib kõike, kohtleb kurjategijatena, kuid ei suuda pakkuda ei toitu, energiat ega vabadust. Majanduskriis suurendab rahulolematust. Hiljutised reportaažid näitavad, et Kuubal on kütuseturg muutumas üha piiratumaks. Digitaalsed järjekorrad, igakuine ostupiirang ja bensiin maksab teatud müügikohtades kuni $12. See olukord mõjutab otseselt transporti, toitu, teenuseid ja nende inimeste igapäevaelu, kes juba elavad elektrikakestuste ja esmatarbekaupade puudusega. Kui Trump survestab režiimi väljastpoolt ja rahvas kannatab seespool, üritab diktatuur süüd Washingtoni peale veeretada. Kuid tänaval nähakse, kuidas Kuuba eliit säilitab oma privileege samal ajal kui rahvas maksab arve. Havana vastus näitab samuti sõjalist närvilisust. Režiim püüab näidata valmisolekut, liigutada sõidukeid, rääkida suveräänsuse kaitsest ja muuta iga välise surve Kuuba vastaseks ohuks. Ainult, et see etendus ei lahenda kestset probleemi. Praegu pole sihtmärgiks Kuuba rahvas, vaid võimu kontrolliv tippjuhtkond. Ameerika surve on suunatud juhtidele, finantsvõrgustikele, sõjaväelastele ja repressiooniga seotud isikutele. See erinevus on oluline, sest see lükkab ümber propaganda, nagu oleks kogu karistus režiimi vastu karistus ka rahva vastu. Castrode hirm kasvab, sest see juhtum ei ole üksik. Süüdistus Rauli vastu ilmub pärast sanktsioone, rahalisi hoiatusi, vaidlusi humanitaarabi üle ja üha otsesemat Washingtoni retoorikat. Trump ja Rubio annavad mõista, et suhted Kuubaga võivad muutuda, kuid mitte seni, kuni diktatuuri juhitud süsteem jätkab saare tuleviku blokeerimist. Kuuba rahvas räägib juba julgemalt kui varem. Tänavalood näitavad inimesi, kes nõuavad vabadust, demokraatiat, korruptsiooni lõppu ja õigust rääkida ilma vangistuse või suure trahvita. See detail raputab režiimi alustalasid, sest diktatuur ei püsi ainult politsei najal.
see sõltub ka psühholoogilisest hirmust. Kui kodanik hakkab valjult rääkima, salvestab, avaldab ja seisab patrulli vastu, peab repressiivne süsteem kulutama rohkem jõudu iga linnaosa, iga järjekorra, iga protesti ja iga vestluse kontrollimiseks. Nüüd toimub vastupanuvõitlus. Washington peab jätkama režiimi rahalist survestamist, sihiks sõjaväevõrgustikke ja juhtfiguure. Havanna peab suurendama propagandat, sisemist repressiooni ja süüdistusi Ameerika Ühendriikide vastu, et püüda kontrolli säilitada. Erinevus seisneb selles, et Raul Castro juhtum avas haava, mida kõnega kinni ei pane. Kui sõjalise struktuuri ajalooline juht saab ametlikult Ameerika Ühendriikide sihtmärgiks ega esine jõuliselt isegi oma enda toetajate ees, seisab diktatuur silmitsi kahekordse survega. Väljastpoolt Trumpi surve. Seestpoolt on rahvas väsinud vaikselt kuuletumast, samal ajal kui Castrod üritavad oma nahka päästa. Mina olen Milson Alves Global, rahvusvaheline asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese Global kogukonnaga.